Halleluuja, õnnistatud. Siis küll on tore teada, et meil on üks filter meie elus ja see on Jumala sõna. See on kõik asjad, sa võid öelda, inimestel võib olla nii palju arvamusi seinast seina, aga meil on üks kindel filter ja see on Jumala sõna. Ja kui me veel palume, et Püha Vaim ava mulle see sõna, siis Püha Vaimul on see kalduvus, ta kuuleb meie palveid, sest ta annab mitte oma varasalvest, vaid ta annab sellest Jumala varasalvest. Ta annab sellest Jeesuse omast, mis tema pärandab, ja annab meile juba praegu. Niisiis, see siin on minu piibel. Ja ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Nii, ja minu tänane jutluse pealkiri on võitlus kestab sinu tuleviku pärast. Ma mäletan, kui me kunagi siin rääkisime oma töötegijaga ja ütlesime, et huvitav, millal need asjad küll täide lähevad, mis Jumal on meil rääkinud, ega neid nüüd nii hirmus palju küll ei ole. Seda ei saa öelda, on ju. Neid ei ole palju, aga need on niisugused asjad, mis ei ole veel palju täide läinud. Et millal küll, et me oleme varsti niisugused 80-sed. No kui 80-sed, siis tõenäoliselt sama kõbusad nagu Saara oli. Eks ole ju. Nii et me ei tea, kuidas Jumal seda plaani venitab, aga kindel on see, et meie oleme siiamaani olnud selles kindlas Jumala saatuses ja tema plaanis. Ja kui nüüd täna, olles siin, ikka selles samas kohas, ikka me ei ole näinud palju võite, siis tekib niisugune tunne, et äkki on vales kohas. Ja tead, ma usun, et sul on saatan öelnud, ei, vaata, sa ei ole tulemusi eriti saavutanud. No tegelikult sa hakkad siis mõtlema poole tunni pärast, et mis jura ta mul ajab, ma olen ju. Vaata, see ja see on terveks saanud ja see on abi saanud ja siis äkki no, aga ta üritabki meile rääkida ja siis esimese raksu, kui sa võtadki ilusti vastu, ei ole jah, eriti midagi ei ole, niukest ei ole jah. Aga tõde on see, Jumal elab ja tema rahvas elab. Ja täna tahan mina teiega koos minna Vana Testamendi raamatusse, Estri raamatusse ja räägin sulle Estri selle näite varal ja tänan issand, et sa tõesti avad oma ilmutusega nendele, kes kuulavad ja võta lahti Estri raamatu 4. peatükk ja loeme siit salm 14. Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt. Ja nüüd ütleks kohe sulle ka, kui sina nüüd tõesti vaikid oma palves, eks ju, kui sina nüüd vaikid, ütled, tead, mul ei ole, ma ei näe praegu eriti midagi, tead, kui ei ole, Jumal näita mulle midagi, siis ma hakkan alles võitlema, kui ma mingid vastuseid ikka näen, siis ma hakkan võitlema. Kas see on usk või? Kes ütles, et see on usk sellisel juhul? Siis sa oled nagu iga teine, mul läheb hästi, siis ma rõõmustan, oi, ma ei näe eriti tead edu, täna hommikul keegi ei kiitudki mind, oi, näe, vaata, mind ei ole mitte keegi täna armastavate sõnadega üles julgustanud, ei tea, kas ma üldse saangi minna uksest välja, aga Estrile kõlasid need sõnad tema onu käest. Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutide abi ja pääste mujalt. Aga sina ja su isa pere hukkute. Sa arvad, et sa hoiad ennast. Sa arvad, et mul ei tule välja, ma siis taganen. Ei, kui sa tõesti, seda tuleb mujalt. Aga sa olid just seal, kus olema pidid. Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse. Ja siis Ester käskis Mordokail vastata, mine nüüd
kokku kõik Suusanisse ja kuuluta välja ja räägi kõik ära. Nüüd aga võtame 2.15 selle sama raamatu ikkagi. 2.15 ja see kõlab nii. Kui nüüd Estril, Mordokai sugulase Abihaili tütrel, kelle Mordokai oli võtnud enesele tütreks, tuli minna kuninga juurde, siis ei palunud ta midagi muud kui seda, mida Eunuh Hegai, kuninga naiste valvaja soovitas, aga Ester leidis armu kõigi silmis, kes teda nägid. Üks noor naine omas mingit erilist tarkust, mida teha, mida küsida, mis on see, mis avab uksi, mis avab lukke. Mitte keegi seal kuningamajas ei teadnud, et ta on juudi soost. Ja mina ei ole välja lugenud sellest raamatust, et oleks nagu keegi küsinud ka. Ei tea, mis rahvuses sa küll oled. Seda ei ole ju seal. Vähemalt niimoodi ära nimetatud küll ei ole. Niisiis, ei ole keegi küsinud ja ta oli see, kes ta oli ikkagi edasi. Me oleme edasi Jumala tütred ja pojad, isegi kui mõni inimene seda ei tea. Ma olen ikka see, kes ma olen. Oled sa nõus, et sa oma identiteeti ei anna käest ära? Nüüd, Mordokai oli siis see, kes oli Estri poolt. Läheme nüüd 3.1 ja see ütleb niimoodi. Pärast neid sündmusi ülendas kuningas Ahesveeros Agaklase Haamani, Hammeteta poja, edutas teda ja pani ta istuma ülemale kõigist vürstidest, kes ta juures oli. Ja kõik kuningasunased, kes olid kuninga väravas, pidid heitma põlvili ja kummardama Haamanit, sest nõnda oli kuningas tema suhtes käskinud, aga Mordokai ei põlvitanud ega kummardanud. Nii, nüüd siin on üks lugu, mis algas peale tegelikult, ma ütleks, ega ma seda oma tarkusest, aga ma lugesin, üks 500 aastat tagasi on see probleem. Ja nüüd, kui ma sulle täna väidan niisugust asja, et see lugu hakkas 500 aastat tagasi, kui kuningas Saul oli troonil, kelle Jumal valis ja võidis, ta pidi Amalekid hävitama, kuid ta ei teinud seda ja nüüd on järeltulev põlv, täpselt sama vastuoluga puutub kokku, mida nende, no ma ei oska nüüd öelda, palju ma kordama pean seda, vana isa jättis tegemata. Ja nüüd ma tahan jõuda siia kohta, kus Jumala sõna ütleb niimoodi, et oluline on praegu see, osad võitlused, mida sa võitled, ei olegi alguse saanud sinust. Aga võta nüüd Jumala sõna alusel see teadmine, need lõpevad sinuga. Kes saab minu mõttest praegu aru? Anna käega märk. Ahaa. Peaks lõppema, jah. Nii, nüüd, et ühesõnaga just nagu hakkas mõte tööle. Kõik lahingud, mille pärast sa võitled, ei pruugi üldse olla sinu algusega. Ja see lugu siin Estriga näitab ka seda, vaimu me räägime, et miks siis niisugused asjad üldse sünnivad ja okei, võtame siis lahti, ma kohe ütlen sulle, mis kirjakoht see on. Minu meelest oli see Moosese raamat. Oota, ma tuletan kohe teine Mooses, jah, võt. Teine Moosese raamat, kus see kõik alguse siis sai see niisugune probleem. Mitte see probleem konkreetne, vaid üldse, milles seisneb see lahkeli. Teise Moosese raamat ja 20. peatükk. Nii, ja ma usun, kui sa seda nüüd näed ja selle lahti võtsid, siis see ei olegi sulle nii suur üllatus. Nii, võtame 5. 4. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis oli ülal taevas, ega sellest, mis all maa peal, ega sellest, mis maal vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süünühtab laste kätte 3. ja 4. põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab 1000 neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Nendele, no siin on öeldud, et ta osutab heldust.
Vaat siin on see probleemi nagu käsitlus või dokument selle, miks see probleem tekkis. Me ütleme, no mis probleem, Jumal, kas sul on nagu mäluga probleem, et kas sa ei suuda siis, et meie peame andeks andma, sina ei annagi siis andeks või? Ei, asi ei ole selles. Igal asjal on tulem, igal asjal on tagajärg. Nüüd, kui ma ütlesin sulle selle lause, mingi võitlus, mis su elus on olnud, ei pruugi üldse sinu algusega olla, vaid on hoopis varem. On 3-4 põlve enne sind see võitlus olnud. Ja nüüd sa oled kutsutud just, ma ütlen sulle praegu, selle ajastu jaoks. Sa oled kutsutud lõpetama ka see võitlus, mille alustajaks oli hoopis keegi teine. Kuna Saul ei teinud seda, mida ta pidi, siis see jäetakse nagu järgmisele põlvkonnale, mis just piiblis on see niimoodi kirjutatud, et isal, no sa oled mitu juutidel, kui nad läksid lahku, eks ole, et juudi rahvas läks ju 2 ja siis sa ütled, vaat siis valitses tema poeg ja ta tegi samasuguseid häid tegusid või kurjasid tegusid, vaata tal oli poeg ja ta tegi samamoodi nagu isa, oi ta oli see, kes põretas ära viljakuse tulbad ja rajas õigeid asju. Olete ju lugenud, ta räägib, mis ta muidu nendest asjadest räägib. Nendel on ikka oma mõte ja kaal ka, niisiis. Et nüüd, aga sina väidad, et sina ei usu neid päritud needusi ja sa võib-olla ei usu isegi pärandatud õnnistust. Õnnistusi me kõik usume. Tead, tänapäeval meditsiinitöötajad teavad, et teatud haigused antakse edasi põlvkonnad põlvkonnale. Sa võid ju olla täiesti veendunud, eriti kristlasena, et minul ei ole mitte mingit needust. No okei. Et sa võid isegi tõdeda, et mina usun, mitte mingit sünnipärast needust pole olemas. Okei, sulle ei meeldi see väljend, kasutame siis teist. Kasutame niisugust väljendit, et sul on niisugused kõrvalekalded, sul on raskused, sul on väiksed vigasused. Noh, et siis me mõtleme, et teadlased on avastanud, et meie ihu on teatud mingid olukorrad, mingid seisused, mis on uinunud olukorras, on uinunud olekus. Kui isa näiteks on kellelegi alkohoolik olnud, siis need võivad olla tema geenised, see on kõrvalekalle, aga sinu Jeesuse lunastusverele ei pea sa jätkama alkoholismiga. Sa ei pea jätkama, sa ei pea näiteks surema noorelt. Konkreetselt minu suguvõsas. Minu ema suri 40. Minu ema vennapoeg suri täpselt ka 40. Nii et kui sa mõtled, et need asjad kõik, jaa, ma saan aru, et need on, aga me ei pane neid vahest tähele, mõtleme, see juhtus. Aga kui Jumala vaim hakkab meile midagi näitama ja rääkima ja siis, et olgem targad, ma räägin, et me ei pea kõiki peensusi teadma, see ei ole üldse asja tuum. Nii, ma kuulutan täna sinu üle. Sul ei pea olema finantsilist puudust. Sa ei pea, kui ütleme, sinu külas või sinu suguvõsas on keegi vanaisa või olnud suur seelikukütt, ma ütlen, ei ole sellist asja enam su suguvõsas. Või kui näiteks, ma panin jumal see, keegi on narkomaan olnud. Narkomaania tuleb ikka sealt samast allikast, sõltuvused, eks? Ma ei võta, siis ma kuulutan, vaata, mida ma oma suuga räägin. Et hakkame kõigepealt rääkima õigeid asju. Ja see ei ole sinu jaoks siin koguduses küll mingi uus teema. Kontrollime, mis meie suust välja tuleb. Mina nagu teile mingi aeg rääkisin sellest, kuidas ma äkki avastasin, Jumala vaim näitas mulle, eriti siis, kui ma Jõhvis elasin, et siis mul oli 2 korda aastas väga tugev bronhiit. Ja soovitati mulle minna sealt hoopis elamast ära ja öeldi, et mine mujale, mine Eestimaa teise otsa. Eks ole, et mul on, ja eks seal muidugi õhus oli ka seda tuhka ja kõike, mis iganes. Ja ma tean, et ja siis ma juba üks hetk kuulen, ma olin juba ammu elan siin ja mul ei ole enam 2 korda aastas bronhiiti, mida ma pean terve 6 aega haiguslehes olles parandama. Ja siis ma ütlen äkki ühe oma sõnapruugis. Bronhiit on see minu haigus. Mida me räägime? Kas me tõesti identifitseerime ennast haigusega? Mul võib olla küll mingi haigus. Ma ei ütle, ega muidu Jeesus käinud mööda maad ja tervendas haigeid.
aga see ei tähenda, et mina oman mingid, et minu priviligeeritud haigus ei ole, ei võta vastu. Lõpetan ära need sõnad, ei võta neid omaks, kontrollin oma suud, mida ma suust välja räägin. Eks täpselt see, mida ma räägin, eks see mu tagasi tõmbab, see on nagu magnet. Oi, saatan on rõõmus. Vaata, ta on jälle kurb, ta on jälle meeleolu maas. Oh, kui tore, ma toon talle juurde veel mõtteid. Toon kohe, nagu öeldakse, 10-kordselt. Nii nagu, eks ta jäljendab ju Jumalat kõiges, absoluutselt kõiges saatan jäljendab Jumalat. Nii, Jeesuse abiga sinu peres need asjad lõpevad sinuga. See on punkt number 1. Ma usun, et ma suutsin sulle selgeks te saate algatada täiesti uue suhtumisega. Et mehed ei jäta oma peresid maha, et naised või vahet peale mehed, naised ei rikku abielusid, et me ei ela ainult palgapäevast palgapäevani, et sa ei pea elama sõltuma tablettidest, te võite purustada selle needuse oma perekonna pärast. Teate, Estril oligi tegu sünnipärase needusega. Ja nüüd Ester sündis just sellesse aega, et lõpetada see, mida kuningas Saul jättis tegemata. Toon lihtsalt näiteks vähk võis teie perekonda tulla mitmeid põlvkonda tagasi, aga see lõpetatakse sinuga. Depressioon võis tulla palju aega tagasi, aga see lõpetatakse sinuga. See võis olla su võib-olla isa liini kaudu või vanaisalt, aga see lõpeb nüüd. Nii, ma usun, et punkt number 1 sain ma sulle selgeks teha, et me oleme täna sellel positsioonil, et need asjad, et lõpetame meie. Põlvkondlikud needused, kui mõni ütleb, neid ei ole olemas, siis jah, nad ei alga küll sinust, aga need lõpevad sinust. Ja mina millegipärast kaldun arvama niisuguse asjast. Mille alusel ma seda arvan? Ma arvan selle alusel, kui ma lugesin Timoteuse kirja, 1. Timoteuse kiri, ja seal on kirjutatud nii toredasti niisugust asja, et vaata usk, mis meil on, et see oli sinu emal ma kirjutasin omal selle siia konspekti välja. 2. Timoteuse 1.5. Mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Luises ja siis sinu emas Eunikias ja nüüd selles olema veendunud elab ka sinus. Ma usun, et kuskilt on see usu olemus sinusse pandud. Nii et kui ma lugesin praegu siia, hüppasin siia, ma arvan, et Moosesel oli see usk. Keegi oli ennem teda olnud selle veendumusega. Ma usun, et Estril, tema onu kindlasti õpetas neid juudi printsiipe ja vaevalt kuningas üldse see riik oleks arvanudki üks mingi noor neiu, muidugi väga ilus. Lähme iluga lahingusse. Lähme võitleme need needused ära iluga. Kas toimib? Ei toimi. Vaat ei toimi. Nii, aga nüüd Ester, tead, ma ütlen, et sinu lapsed või lapselapsed, ma arvan, te ei peagi üldse teadma sellest. Või ka sina, kui sina oled täna, ütleme, sina oled kellegi lapselaps, eks? Sa ei tea, mis juhtus ju varem. Äärmisel juhul 3 põlvkonda me veel teame. Aga edasi on juba lihtsalt keegi rääkis meile. Isegi see 3, mis oli see tagurpidi 3 põlvkond, see on juba samamoodi jutud, aga sealt edasi on ju omakorda jutud. Kui sul oli pikka aega võimalus olla oma vanaisaga, siis sa võib-olla tõesti kuulsid, aga kui sa ei ole omanud üldse, võib-olla ta on ennem äragi surnud, sa ei teagi neid asju. Ja mis sa ütled, nüüd minu elus ei ole mingit valgust, jama jutt. Jeesus on meie kindlus ja valgus ja kõik see, aga Ester 4, nüüd on 4 ja 16. Me ennem siin jäime poolel, nüüd ma loen selle ära. Mine kokku kõik Suusanis leiduvad juudid. Paastuge minu pärast 3 päeva, ärge sööge ega jooge, ei öösel ega päeval. Minagi paastun oma teenijatega nõnda ja siis ma lähen kuninga juurde, kuigi see pole seaduspärane. Aga kui ma hukkun, siis hukkun. Siis Mordokai läks, tegi kõik nõnda, nagu Ester teda oli käskinud. Nüüd ma ütlen sulle, vii oma lahing vaimumaailma. Poliitiline vaenlane oli Estri vastas. See oli riik ja riigis oli üks peaminister.
kes oli Haaman. Ja tegelikult tal ei olnud mitte mingit kuskilt poolehoidu, eks ole ju. Ja nüüd poliitilise vaenlase vastu kasutas Ester vaimulikku relva, ütlen mina. Ja ma usun, sa saad üdini aru, et see täpselt nii oli ka. See oli vaimulik relv. Miks? Sa ei saa minna maha laskmisele või keegi duellile, teine läheb püstoliga, ma võtan noa kaasa, eks ole, ma olen nii loominguline lihtsalt, ma võtan noa sinna kaasa, sest ei ole tolku. Ester mõistis, et Haaman on tema poliitiline vaenlane ja tema vastu tuleb astuda vaimsete relvadega. Iluga, nagu ma siin nimetasin, ei ole mõtet lahingusse minna, selle võib ära solkida, sellest pole kasu ikka mitte midagi, manipuleerida pole ka. Ja tänapäeval näiteks me oleme kuulnud, räägib, oi tead, mul on nii palju, mul on 25 000 järgijat Facebook või Instagramis, oi kus mul on nii palju järgijaid. Küll sa oled ikka kõva sõna, sa oled nii palju järgijaid. Mida sa muudad sellega, et sul nii palju järgijaid on? Mõned need, kes järgivad, on, ma tean seda neid, mis räägitakse, need on ikka vahest väga niisugused kahtlase, mida sa üldse räägid. Tooge võitlus vaimumaailma ja ma nägin ühte toredat niisugust filmiklippi või kuidas kotkas, kui ta läheb nagu õhust tuleb ja no teate, et maod ujuvad vees ka, eks ju, nii. Aga maa peal, kui nad on väga oskuslikud, nad on väga kavalad, nad ju kohe rapsaki võtavad oma selle, kui suur madu on, eks ole, kohe hakkab kägistama, see käib nii kähkudel. Aga see kotkas läks ja lendas ja võttis oma küünistega veest selle mao. Ja nüüd ta võttis ta nagu sellelt territooriumilt välja, kus ta oli. Madu maa peal on väga osav. Ja nüüd ta lihtsalt tõusis lendu, aga kujutad ette, kui ta on maaga seal lennus. Ja madu hakkab millegi pärast, ta ei suuda niimoodi vingerdada, kuigi ma selles dokumentaalfilmis või mis lootusfilmis oli täpselt näha, kuidas see madu üritas talle nagu hästi jalgade ümber ja siis ta lasi nagu ühe küünise lahti. Ja siis madu oli täpselt nagu tead saapanöör seda pidi alla. Ja seal kujutad, et ta on hoopis teises keskkonnas. Täpselt sama asi toimub. Me läheme lahinguga vaimumaailma. Me läheme hoopis teise keskkonda. Niisiis, füüsilises maailmas ma usun, et seda lahingut ei oleks Ester iialgi võitnud. Sest et saatan tuleb, ükskõik kui mul on väga palju niisugust, nagu ma ütlen, oi, mul on väga palju poliitilisi järgijaid, ma kogun terve partei enda järgi kokku ja nüüd ma võidan tead selle ära. Antud olukorras käis asi teistpidi ja ma arvan, sa ei saa põlvkondlikku needust ravida tablettidega, psühholoogidega, psühholoogid võivad vahest mõnda mõtet aidata lahti mõtestada see selleks, aga sa ei saa seda ravida. Tuleb jõuga vaimumaailmas. Saatan vaevalt eeldas, et niisugune noor, kena, kaunis naine teab nüüd, kuidas vaimumaailmas asjad toimivad. Ega ta arva, no mingi tädikene siin külakohas, no mida temaga teeb. Ma arvan, et vaimumaailm tegelikult tunneb meid. Ma olen täiesti veendunud selles. Aga kui sageli, et sa ei pruugi olla kõikidest vaimumaailma asjadest kõike teada. Sa ei või, ühesõnaga, et Haaman ka ei teadnud, et Ester vaimumaailmas purustas tegelikult ta kaelalüli vaimumaailmas. Pärast purunes kogu ta selgroog. No ütleme, saade aru küll mu mõttest, mida ma mõtlen sellega. Alguses läks ainult väike, nagu öeldakse, aga see toimus kõik vaimumaailmas, sa ei näinud ju seda. Me ütleme, oi tead, mina olen ka Jumala printsiibist väga tugevalt kinni. Jumala vaim ikka õhutab mind teatud aeg paastuma. Ma vahel ei saa aru, mida ma teen, aga ma alistun sellele ja ma teen seda. Sest vahest, me viskame niisugust väikest omavahel niisugust huumorit, et sinust on näha küll, et sa paastud kõvasti. Aga antud olukorrast mu koguduse liikmed teavad, et ma tõesti teen seda. Nii. Ja see ei ole asja tuum. Miks ma seda teen? Sellepärast, et on üks vaimulik printsiip. Palve on väga hea asi. Ja teate, kuidas saatan tahab, et ei palvetaks. Ja kui sa oled ühte palvet palvetanud, siis me ütleme, no ma ei jõua seda palvetada, palju võib kõik asjad registris läbi lasta. Hakka tänama. Ja minu üks niisugune viimase nädala
ilmutus ongi, no ma palvekoosolekul, ma tean, ma siin jagasin, aga täna on mõned veel, kes ei tea seda, niisugune väga lihtne olukord sinu elust, sinu igapäevaelust. Minul on see komme, et ma lähen igal hommikul ujuma. Ükskõik mis ilm on, ma ikka, no mõni päev, see pole asja tuum, aga et ma lähen välja. Ja siis ma lähen ju oma sellest korteri koridorist mööda ja mul on üks asi, mis ma olen mõelnud teha. Ja siis ma mõtlen, millal see küll ükskord saab tehtud ja lahendatud. Nii, siis on jälle mingi olukord. Ei tea, millal see saab päästetud. Ja siis äkki ühe korraga Jumala võitleb, kuidas sa mõtled? Missugune on sinu suhtumine? Millal see ükskord saab olema? Millal see sulle juhtub? Kas minu silmad näevad seda päeva? Vaat meil on niisugune väljend Eestimaal, eks ole. Kas minu silmad ka seda näevad? Tead, pole üldse oluline, kas nad näevad või näevad. Ma olen praegu siin ja praegu olen ma lahingus ja praegu ma võitlen. Ja praegu ma olen Jumala sõjaväes ja ma tean seda, et see ei ole minu isiklik väljamõeldis, et ma olen Jumala sõjaväelane. See pole mitte mingisugune. Niisiis, Ester oli vaimumaailmas üks niisugune, et tal oli, tema onu oli seda talle rääkinud. Kuidas ta muidu seda teadis? Keegi oli talle sellest rääkinud. Ta ei hakanud seda, mis see tähendab paastumine. 3, me ütleme, keegi ütleb, tead, hakkab paastuma. 3 päeva ja ainult. Ainult 3 päeva. Sa oled päevas, aastas, 360 päeva, sa sööd kogu aeg. Kogu aeg sööd, ainult sööd, iga pausil sööd, iga hetkel muidu sööd. Ja äkki 3 päeva tuleb paastuda. Ei, seda ma küll. Siis mul on see probleem ja teine probleem, 3. No te võtta selle probleemiga koos paastu. Nii, ma ütlen sulle, ülistusgrupp ei ole siin selleks, et anda meile toredat kontserti. Vaid ta on see, kes avab vaimumaailmas uksi. Pastor ei ole mitte mingi motivatsiooni kõneleja koguduses. Ja me tuleme siia kirikusse, et näidata teistele oma ilusaid riideid ja ei ole ju see niimoodi. Ja see, kes istub siin minu jutlust kuulamas, te ei ole ju publik. See piibelik ei ole, et te olete publik, te olete Jumala sõdalased. Jumala kuningriigi sõjaväeline armee olete teie. Nii, piibel ütleb õpetussõnades väga selgelt 3:33. Issanda needus on õelakojas. Miks ma seda koda tahan väga just rõhutada? Sest selles samas Esteri raamatus tuleb juttu just nimelt kojast. Me kuulume kuskile sisse, me omame midagi. Ja täpselt niimoodi Jumala sõna ütleb, et needus ei ole üksnes sinu endaga, vaid ta ütleb õelakojas, aga õnnistus on õiglase elu aseta õnnistab. Õiglase elu aseta õnnistab. Vaata, kui huvitav. Et õnnistab ju mind, eks ole isiklikult. Mis selle elu asemega? See on nii ebapüha asi, eks ole, pole midagi. Aga Jumala sõna, kui sa hakkad, miks ta niimoodi just sõnas ütleb? Nii et ei ole ainult üksinda mina, vaid siia kuulub terve mina, minu eluase, minu pere. Mina olen natuke rohkem kui lihtsalt mina ja sina oled ka natuke rohkem kui lihtsalt sina. Sul on minevik, sul on tulevik. Niisiis, me oleme olukorras, kus saatan proovib millega iganes teie tähelepanu mujal viia. Ja kui me ei palveta, siis tegelikult, kuidas sa viid selle vaimumaailma? Mismoodi? Aga seal vaimumaailmas on meil eelis. Kui sa tead teise ajaraamatu 7.14, kui minu rahvas, see oli üldse niimoodi, et kui kõik rahvas ükskord Eestimaal hakkab palvetama, kui kõik Eestimaa inimesed, poliitikud hakkavad ükskord Jumalat otsima, vaat siis ma teen. Ei! Kui minu rahvas, kes tunneb minu nime, otsib minu palet, paastub, palvetab, mina muudan selle maa ja rahva saatuse. Estril ei olnud piiblit siis käepärast. Aga tema need printsiibid olid tal selged. Meil on igal ühel olemas piibel. Me võime iga päev kinnitada ennast. Nii, võib-olla sinu lapsed ei tahagi teenida Jumalat.
võib-olla mees jättis pere maha. Mina ütlen sulle ainuke, pane põlved maha, seisa Jumala ees, ütleb Jumal, tule lahenda see olukord. Ma tean, millised on vaimulikud võitlusrelvad. Ei, see on mulle ikka antud. Mulle on see antud ja minul on see niisugune vaim, mis peab minul olema, et ikka kõik mu maha jätavad ja kõik mu hülgavad. Mina ei leia piiblist sellist printsiipi. Ja kui keegi ütleb, ma just alles hiljuti, võib-olla 6 aega tagasi, kui üks inimene, kellel on raske haigus, ütles, et see on see minu elu vai. Kus te võtate need asjad? Jeesus maksis ju hinna. Vaata, üks asi on see, sa maksad hinna ära. Nüüd see hind on makstud. Millal see sinuni jõuab? See tuleb vastu võtta. Kui keegi inimene on seotud, kui keegi inimene on teemonitega vaevatud, siis tegelikult ta ei ole seda vastu võtnud. Lihtsalt ongi see niimoodi, ta ei ole seda vastu võtnud. Kui teemonikud seotud on, kuidas ta saab siis üldse vastu võtta? Tead, et ta toob sulle küll igasuguseid olukordi ette ja ärge võtke isiklikult, aga ma mõtlen praegu niisugused asjad, kas ei pane meid mõtlema. Miks me võitleme hommikuti? Minul on küll see probleem, teil võib-olla ei ole. Minul on see probleem, ma ei suuda õhtul õigele magama minna, aga hommikul võitlen oma sooja tekiga. Ma panen kella helisemat minna palvesse ja ma niimoodi võitlen. Aga tead, selle päeval, kui ma pean hakkama teiega koguduses jutust esitama, siis mul ei ole üldse mingit probleemi. Täna pühavaim ajas mind veel varem üles, kui ma kella panin. Nii et, see oli lihtsalt vahe niuke sissepõige. Nii et sinu jõuallikas, sinu elu jõuallikas on palve. Ja võitled, mis sa võitled selle sooja tekiga. No alles hiljuti ma kuulsin ühte näidet, et mõni inimene võib magada nii raskelt, et tal peab olema äratuskell plekkausis. Siuksed olukorrad, ma saan aru, tõesti võivad olla, aga kas ei ole nagu millele peaks mõtlema? Mis asi on siin kuskil valesti? Kas tõesti? Aga tavaliselt ju inimestel ei ole. Äkki küsiks püha vaimuga, võib-olla siin on mingi olukord, võib-olla ei ole ka, võib-olla ongi iseloomulik. Ma ei tea, kui inimesed üksinda elavad, kuidas see inimene tööle jõuab, eks ole. Ma räägin tulevikus või olevikus või minevikus, kuidas ta üldse on tööle jõudnud. Nii, seepärast, et saatan saab tugeva vastulöögi ja seda just nimelt saad sa teha vaimumaailmas. Just sellepärast ongi meil vaja neid ustavaid. Me ütleme neid, võib-olla meie vanaemad palvetasid, võib-olla vanaisad palvetasid teie eest. Nad andsid teie vaimu ühe rikkuse. Nii et meil on vaja neid ustavaid, veendunud palvetajaid, olgu need noored neiud, olgu need noormehed. Ajani, mil me saame selle võist, paastu nii kaua, kui midagi sünnib. Ma ei mõtle selles mõttes, et paastu teab terve aasta, sest midagi ei ole sündinud. Vaid, et seekord paastusid, 1 päeva, 3 päeva. Aga tea iga kord, kui sa teed seda, vaimumaailmas midagi sünnib. Mina olen ise oma suuga välja öelnud. Mõned räägivad, et kui nemad paastud, neil tohutud ilmutused hakkavad tead voolama. Mina olen oma tõdend seda, et ei voola. 40 päeva, mul on isegi vahepeal mingid sõnumid saanud ja osad nendest ei ole siiamaani täide läinud ja ma arvan, need on teisest kategooriast. Sest vahest võib küsida ka, Jeesus, kas sa oled sina? Sest et ta tuleb valetama, ta teab ju täpselt, et sa paastud, saatan teab ju seda. Nii siis. Ja seekord ka, et nüüd me teame, et me iga kord vähendame vaenlase haaret. Vaimumaailmas on paast ja palve tõeliselt tegusad ja väelised relvad ja Ester kuulutas selle välja, nii et ma ei saa aru asjadest, kui keegi räägib, oi, ma paastun internetist, ma paastun telerist. Kuulge, jätke jura, ma paastun šokolaadist. On ikka küll paast. Mina ei ole piiblist kuskil leidnud, et seda nimetatakse paastuks. Minu meelest inimesed on mugavdanud asju ja panevad nii püha. See on tegelikult vaimumaailma relva nimi. Paast, palve. Ja nüüd nad panevad selle mingi sõltuvuse. See on hoopis teine asi. Niisiis, võib-olla mõni, oi, ma puhkan nüüd internetimängudest. Muidu ma istun seal 24 tundi ja nagu ma
mõni lausa lapsed on nii sõltuvuses, et nad ei käi WC-s ka. Neil on kannud seal kõrval. Ja see on dokumentaalfilmist nähtud lugu, see ei ole minu asi, minu välja mõeldud mingi leiutis. Tead, ma vahest mõtlen, miks me küll nii hirmsasti oma ihu hellitame? Vahel me oleme nii armutud selle ihu vastu. Me ei pane üldse tähele, mis ta meile kõnetab. Et vahest tuleb meil hellitada ka seda ihu. Sest ihust tuleb lugu pidada, mis Jumal meile andis. Kui me ütleme, oi, tead, ühel päeval ma lähen siit vaimust taevasse ja see ihust on mul täitsa ükskõik. Jumala sõna ütleb, ma tahan, et te käsi käiks kõigis asjus hästi. Et te hing, vaim ja ihu oleksid laitmatud. Ma ei saa teenida Jumalat ainult vaimus, kui mul pole ihu. Mul on seda ihu vaja ja ma olen nii ülitänulik Jumalale oma jalgade eest, oma põlvede eest, oma südame eest. Ma tänan ikka, mul on väga hea koht, kus ma ujun ja siis ma muudkui tänan. Mul on seal see tänamise graafik käib mul seal vee sees. Kuidas kellel, kes kõnnib teatud hetk, siis on niisugused, nagu ütleme, päeva. Ja kui sa mõtled selle peale, Jumal valmistas selle tänase päeva. Mõni ütleb, ka mõni päev, näe, isegi päikest ei ole. Kui te olete tähele pannud, Eestimaal üldse viimasel ajal vähe päikest, aga selle päeva teid ikkagi Jumal ja mul on tänuga see võimalik vastu võtta. Ma tänan, sest tema kudus selle päeva. Teate, kui õudne on see, et keegi teeb oma tööd suure pühendumise hoolega. Ta planeerib, ütleme, keegi, kes koob mingit voodikatet, eks. Ta ostab ju need niidid ja heegelnõelad ja kujutate, kui sa suurt asja teed, siis lõpuks tekib ka see tülpimus. Eks ma saangi selle valmis ja sa ikka jätkad ja jätkad. See on sinu töö ja pühendumine. Ja nüüd kujutad ette, tuleb keegi, äärmisel juhul ütleme, et sul on 3/4 juba valmis ja ütleb, sul pole tõesti mitte millegagi tegeleda või? Sa oled nii hulga tööd ära teinud ja mõni ei hinda üldse seda, mida sina teed. Aga ma räägin, meil on keegi, kes on nii üliväga võimas ja mõistab neid kaalukausse kategooriaid, mis ta on Jumala sõna kaudu meie sisse pannud. Ja kuidas saatan tahab öelda, mis see palvega mõni asi on? Sa oled juba aastaid siin, 31 aastat te juba palvetate. Kus on teie päästetud mehed? Aga nad on teenistuses. Mõni on vahepeal päästetud ka olnud. Ja ma usun, päästmine ei ole ära võetud, aga lihtsalt see teenistuses olemine. Nii. Selle päev tagasi me mõtleme vahest ja ütleme seda suuga välja ka. Võta vahepeal Esteri raamatule vahepeal õpetussõnad. Õpetussõnad ja 8. peatükk. Meile tõesti näib, et ja ütleme, mina olen seda ka võib-olla öelnud, sina ka võib-olla, nii kui asjad on, palume andeks ja lähme edasi. Õpetussõnad 8 ja ma täitsa loeks salmist 4 alates. Teie mehed, ma hüüan ja mu hääl kõlab inimlastele. Ja mõned ütlevad, ei, mina küll ei kuule. Ma ei tea, hüüa edasi. Ma arvan, et hüüa edasi. Ei ole paremat lahendust. Õppige rumalad, mõistlikkust ja albid hakake aru saama. Kuulge, sest ma räägin tõtt ja mu huuled on avatud õigeks asjaks. Jah, teata, kui ta räägib meile ikkagi tõtt. Ja ta ütleb, ta huuled on avatud õige asja jaoks. Ta suulagi toob kuuldavale tõe, aga õelus on mu huultele jälele. Kõik mu suu sõnad on siirad, ütleb Jumal, ja neis pole midagi kavalat ega väära. Ei ole nii, et Jumal püüab meid kuidagi nagu kavaldada või nagu tule, ma meelitan sind teenistusse. Ei, ta räägib sinuga, võib-olla ei räägi kõiki asju. Mina tean, et teatud peensusi, mida ma nüüd tean, ma ei usuks, et ma üldse oleksin julgenud seda tegema hakata, mis ma, et kas see pastoriks, eks ole, et nõus olla. Ma tean, et see oli Jumala kutsumine, aga kes see mind hoiatas nende asjade eest? Aga Jumal ei ole lihtsalt mulle ka öelnud, et ta ütles mulle, tule, tee seda. Ma kutsun sind sellesse. Ja kui ma kahtlesin, siis tuli õigel ajal üks vend ütles, minul oli see probleem, ma olen naine, eks ole. Ta ütles, kuule, Katrin Kulman oli ka naine. Jälle vastuväide kadunud, eks ju.
muidugi nüüd ma olen seda kirja kohta nii palju sõelunud ja tean, et see on kontekstis natuke välja tõmmatud. Nii, need kõik on selged arukale ja õiged neile, kes on leidnud tunnetuse. Vaata, see, mis Jumal ütleb, ma tegelikult räägin, te ütlete, et ma ei räägi. Tegelikult ma räägin, mu suust tulevad tõesõnad, õiged sõnad ja nüüd see viimane 9. salm. Need kõik on selged arukale ja õiged neile, kes on leidnud tunnetuse. Tähendab, see Jumala sõna, tarkuse ilmutus on jõudnud sinu sisse nagu üks selgus. Nagu ma ütlesin tookord, kui ma läksin alla, ma ütlesin, missugune negatiivne mõttelaad on kuidagi, ma ei ole negatiivne inimene üleüldse. Aga mingid mõttekäigud on niimoodi sisse söövinud. Niimoodi sisse söövinud, et kuidas mina, vaata nagu me vahest endas ka pettume, eks ole. Marika, sina, et kui Jumala vaim pöörab tähelepanu, siis sa päriselt saadki aru. Ma tõesti, sa ei saa Jumalale valetada, tõesti, ma niimoodi mõtlesingi ju praegu. Ja siis ma ütlen, aga mul on alati võimalus meelt parandada. Sa tead kindlasti Luuka evangeeliumi lugu sellest, kuidas suured veed võivad tulla. Aga sina ehitad oma maha. Kuhu sa ehitad? Kaljule, just nimelt. Nii, aga kuidas ehitusprotsess käib? Kaevatakse, öeldakse, et raja korralikult. Jumal ütleb ka, tema teeb ühte tööd, vaata, kus sa oma vundamenti rajad. Tähendab, miks meil on vundamenti vaja? Meil on ju vundament olema, et Jeesus on ju kalju meie jaoks. Aga mis kaevamist seal siis vaja on? Mis rajamist seal üldse vaja on? Sa tead seda piibli kirja kohta, eks? 6:48. Ta ütleb, suured veed tulevad su vastu. Tegelikult tulevad kalju vastu. Minu Jeesus, minu kalju ei hävine kuskile. Aga nüüd seisneb sellest, kuidas mina olen selle kalju küljest kinni. Nii et minus endas on ka midagi vaja teha, rajada, kaevata, süvendada. Leidsite, jah? Luuka 6:48. Kujutate, ma rääkisin paar päeva tagasi ühe noormehega. Ja ta ütleb niimoodi, et tema elus on suur probleem naised. Ilusad naised on suur probleem. Ja siis tuleb jälle keegi tema ellu. Mingi aeg ta ei olnud kristlane, nüüd ta on kristlane. Ja Jumal ütleb talle, ei, see ei ole sinu jaoks. Miks siis? Ta on ju kristlane. Miks siis ta ei ole minu jaoks? Ja siis ta hakkab seda suhet arendama. Ja varsti läheb see, tema kukub ja tüdruk kukub. Nii, ja niimoodi ta tunnistas, et neid on, ma ei tea, 5-6, see pole asja tuum üldse, mitu neid on. Ja kõikidel kordadel Jumal on tal öelnud, ei. Et, mis ei valesti, ta on ju kristlane. Mis näitaja see siis on? Äkki on näitaja see, et minu issand kõnetas mind. See, et ta kristlane on, ei ole kriteerium. Kriteerium on see inimene sinu jaoks, eks? Niisiis, kui nüüd need veed tulevad, aga elus, vaat temal tulid ka suured veed. Ma usun, et me oleme kõik entusiastlikud ja me tahame Jumalat teenida ja tahame nii hästi Jumalat teenida, kui vähegi saab. Aga need veed tulevad. Niisiis, ma tulen palves ja paastus tulen su ette. Jumal, ma tulen su ette, sellepärast, et kuskil meil on koguduses olnud neid olukordi, me oleme teiste olukordi ette toonud. Tuleme, võib-olla kellelgi on pojaga probleeme, mõnel meist on abieluga probleeme, suhete pärast, finantside pärast, töökoha pärast. Sa ütled, ma olen kõik ära teinud, aga mitte midagi muud ei ole aidanud. Ja ma olen oma tarkuse ära proovinud, oma vaimuliku tarkuse, oma sõnatarkuse, vaimulike vägedega. Me oleme saatnud oma, näiteks mõni ütleb, ma olen saatnud oma palvesoovid kõige vägevamate Eestimaa jutlustajatele ja iga kord, kui keegi välismaalane tuleb, ma lähen kindlasti kohe eest palvele. Et ikka, ja sa näed, ikka ei toimi. Ikka ei toimi asjad. Niisiis, tõsta see madu õhku, kellega sa võitled. Jumal on andnud sulle. Miks iga lahing? Mina mõtlen vahest niimoodi, miks küll mõni asi venib? Tõesti ma mõtlen vahest. Ja mingit asja, mida Jumal mulle ilmutab, ma mõtlen, miks ma sellest varem aru ei saanud? Sa ei olnud võimeline seda varem mõistma ja vastu võtma, kallikene.
selles oli asi, mitte selles, et Jumal ei taha sulle rääkida. Kui ta sulle selle kogu portsu praegu näkku virutaks, sa poleks kasvanud üldse nii tugevaks, nagu sa praegu oled. Sest ta teeb seda järk-järgult, ta on väga tark pedagoog. Nii nagu Estril, sul ei ole vaja kõike vaimumaailma meensusi teada ja sa ei pea teadma kõikide teemonite nimesid, nende olemust, vaid sa pead teadma Jumalat ja elavat Jumalat ja Ester ja tema rahvas. Nendel ei olnud selles kuningriigis mitte ühtegi poliitilist liitlast. Eks ju, ei olnud ju nii. Kui sageli sa asud teenistusse ja poole aasta pärast sa tunned, et mina küll ei jõua jätkata seda. Mina ei jõua jätkata seda. Teenistust liiga raske on, ma pean pooleli jätma. Mina ei ole õige, muidu ega me ei mõtle Jumalast halvasti, me mõtleme iseendast halvasti. Mina ei saa hakkama, mina ei tea välja, vaata kui vähe inimesi on. Ma toon näiteks, alles hiljuti käisin Eestimaal, Vlad Savtšuk kivi oli seal Jõhvis, mina olin ka kohal, kas teist ka keegi oli. Et siis, ja tema rääkis oma näidet. Ta sündis Ukrainas. Ja ta sündis silmanärvi kahjustusega, aga silma nägemine oli tal väga hea. Ta ütleb, kui praegu tema õed ja teised õed ja vennad on prillikandjad, ema isa ka, siis võib-olla mõni kasutab vanadust, mis iganes, aga ta ütleb, temal on nägemisega kõik väga hästi korras. Aga ta läks väga raskest olukorrast läbi just sellepärast, et ta tuli Ameerikasse, ta ei osanud väga hästi inglise keelt ja pastor ütles, et nii, et ülistusgruppi sa ei sobi, see oli ka tema üks probleem, sest ta ütles, et noortel ei olnud eriti nagu teenistusvõimalusi. Eks ütleme, et kogudus hakkas vähe inimesi koguduses, ainuke teenistus, mis oli noorte jaoks seal kogudus, ma räägin tema tunnistust, mitte minu, et oli ülistusteenistus ja Vlad tahtis ka seal olla. Ja ta ütleb, ärge siis mind ära lükake, et ühesõnaga, et pange siis mikker minu ees kinni, ta ütleb, me pole su ees mikrit lahti hoidnudki. Et meil on kogu aeg mikker kinni, sa laulad nii kõvasti. Pange mind siis helipulti, sa ei saa helipulti minna, sest sul ei ole muusikalist kuulmist, eks ole. Siis tekib niuke tunne, et kuule, sa oled nagu ära tõugatud. Aga nüüd sellest ära tõukamist, ei, mitte selles ei ole, vaid see ei ole sinu and. Ja kuna tema onu, kes oli selle koguduse pastor, on siiamaani tema koguduse pastor, ta siiamaani allub oma onule, siis onu ütles, jutlustage poisid, jutlustage õpikees, ta pani kõik need noored poisid jutlustama. Ja kui ta siis pool aastat oli, tema onu pani ta noorte pastoriks ja kui ta oli seal noorte pastor, siis ta tunneb, et 7 noort ja need on ka kõik tema sugulased, need on nagu vene keeles pljemjanniki on kõik, eks ole ju, et need ei austa mind absoluutselt, need veel irvitavad mu üle ja siis lähed kuskile tänavale, siis keegi ütleb sulle veel mingi rõveda sõna seoses selle silmaga, sest see silm on tal 2 korda opereeritud ja mitte Ukrainas opereeriti, aga Ameerikas ka just selle pärast, välise väljanägemise pärast. Nägemine on tal, ta ütleb, väga hea. Ja siis ta mõtles, Jumal, kuidas ma saan olla noorte pastor, ma ei oska hästi inglise keelt, vaat niimoodi, kas me ei mõtle kõik niimoodi teatud olukordades, kus me oleme. Vaata, mul on probleem sellega, aga vaat selle probleemi jaoks mul ei ole lahendust, eks ju. Mina ei oska seda probleemi lahendada. Ära muretse. Sul on, ja muidugi Vladi lugu oli niisugune väga võimas lugu, sellepärast, et ta ütles, et mul ei olnud, ta oli 16, kui ta hakkas jutlustama. Ja ta ütles, et ega mul ei olnud mingeid suuri muid oskusi, aga ju siis Jumal teadis, et tal ikkagi on see, mis tal on, tema iseloom oli väga ilus ja leebe ja ta läheb ema, ta ütles, mul oli isiklik autojuht, minu ema, et ema läks iga kord talle järele, kui ta noorte teenistus lõppes, siis ema tuli talle järele, siis pärast seda läksid koos poodi. Ja seal ema läks poodi, aga tema istub kaubanduskeskuse ees autos ja mõtleb, kuidas nüüd öelda oma pastorile, et ma panen oma teenistuse maha. Ma lihtsalt ei saa hakkama, Mind ei austata ja mis seal iganes 100 põhjust on. Ja Jumala vaim kõnetab, ütleb niimoodi, tead, kui sa ei loobu praegu, siis sa saad olema nii suurtes kogudustes jutlustamas, nagu on see kaubanduskeskus. Siis ta nägi selle apteegi silt ja kohe Jumala võime, paljud saavad terveks, paljud saavad vabaks, ära jäta pooleli. Ta ütleb, edukus, näiline edukus.
ei pruugi olla alati see garantii või see, mis näitab, et nüüd sa oled ikka, tead, Haaman ei suuda sulle vastu seista. Me ütleme lihale, nii igav on ju palvetada, oleks vähemalt palve ajal Jumal võtaks meid ja natuke keerutaks siin ja teeks mingeid trikke meiega, küll me siis tuleksime palvekoosolekule ikka, meie omad nagunii, me käime palves, aga võtke ja riietuge ennast ümber. Teate, võta lahti nüüd tagasi see Esteri raamat, seal on üks tore printsiip. Ma olen juba ise järjekorra vahelt ära võtnud. Kohe ma jõuan selle tagasi. Võta sina lahti Ester 5.1 ja võid seda lugeda kõva häälega. Jah, Estri 5.1, jah. Ja 3. päeval pani Ester selga kuninglikud rõivad ja astus kuningakoja siseõue, mis oli otse kuningakoja vastas. Ja kuningas istus oma kuningliku laujärjel kuninglikus kojas, koja ukse vastas. Ja nüüd ta 3 päeva paast oli möödas. Mis sa tahad öelda, et Ester teadis nüüd, et probleem on lahendatud või? Kui sina paastud mingi asja pärast, kas sa tead, et olukord on lahendatud? Aga kui sa teadsid, et ma tegin ühe otsuse, nüüd ma paastusin, nüüd ma palvetasin, nüüd peab midagi muutuma. Ta pani selga kuninglikud riided. Ta ei olnud enam oma selles, et minu rahvast tapetakse. Need on need kaltsud, ütleks, võrdpildina. Ja pange selga kuninglikud riided, jumaliku tõotuse rüüd pange nüüd selga. Jumal on oma sõnas asjade kohta tõotanud. Oi, aga ta ei ole otseselt öeldud, tead, mu poeg hakkab teenistusse ja hakkab ülistusega tegelema. Kes ütles, et see nii peab olema? Jumal ütleb, ma tahan, et kõik tuleksid tõe tunnetusele. Sinu asi on palvetada. Seista selle sõna peal. Niisiis, ärgem kuulutagem iseendile väikest armetut kogudust. Need takistud on siin meie peas. Need on siin meie peas, meie arusaamistes, meie silmanäge, me ju näeme. Välismaal on nii suured kogudused, tead, 10 000 kogudused. Ja mis siis? Aga meil Eestimaal pole sükst ühtegi. Need ei ole meie jaoks. Pole vaja igatseda seda, mida pole. Ja kui Jumal need ükskord teeb, siis me võtame need vastu lihtsalt. Eks ju? Nii, keda poeg vabaks teeb, see on tõeliselt vaba. Ja kui te saate teada, saage teada tõde teeb teid vabaks. Kui te jääte sõnasse, see on 8.33 Johanneses. Tead, see teadmine peab minuni jõudma. Siin ütleb ilusti, saage teada tõde. Vahel on, sa loed seda sõna, ja äkki see saab su käest tõeks, äkki saab ilmutuseks. Ja nüüd sa võtad selle isegi oma mõistusega vastu. Ester ka, kui ta paastus, ta pani need riided selga, loomulikult ta ei saanudki minna kuidagi teistmoodi kuninga ette, teised ütlevad, ta pidigi panema need rüüd. Aga kuidas ta suutis niimoodi, et äkki ikkagi, nüüd ma lähen kohe kuningad ette, mida ta selle kuninga ees rääkis, kas ta kohe ütles, nii kui ukse lahti tegi, kuningas istus otse tema vastas, Ester oli seal täpselt, siit läheb edasi lugu, et nüüd ma räägin sulle kõik kuningas ära, vaata minu rahvas hakatakse tappa. Ei, ta läks hoopis teise taktikaga. Ta oli isegi, kui me lugesime enne Eunuhist, keda tema kuulus, mida kuningale meeldib, kuidas käituda, siis see on tõesti, ma ütleks, tarkus. Keegi ei usukski, et sina võid nii targalt toimida teatud olukorras, aga sellepärast, et sa küsisid abi Jumala käest, sellepärast see tarkus oligi nii suur. Sellepärast see ime sündiski, sest see lahendus tuli sealt. Nii nagu ma ennem juba nimetasin, et psühholoogid teavad ka, et meie organismis on teatud probleemid uinunud olekus, mitte probleemid, vaid mingid seisundid. Ma ei tea, ütleme näiteks, et 24 aastat ei olnud mitte mingit probleemi, siis ilmusid äkki õudusunenäod. See näide on jälle Vlad Savtšukilt, ma kuulasin tema naise tunnistust. Kui nad kolisid sinna, ta oli 24 aastane, kui nad kohtusid,
24 aastat oli Vladi abikaasa, imeline, ta ütleb, nii võrratu suhtleja, nii lahe. Ja siis abiellusid, kolisid ära 3,5 tundi, kus nende vanemad elasid teise kohta, kus siis nende paar hakkas elama. Ja siis äkki hakkasid filme, ta naine hakkas nägema õudusunenägusid. No, et kogu aeg, no millised õudusunenäod need olid, nemad, see naine tunnistas, et, või Vlad minu meelest isegi tunnistas seda ühes kohas, et ta ütles, et ta oli küll pastori tütar, kuid ta kogu aeg nägi unenägusid, et ta abikaasa jätab ta maha ja et mitte keegi ei armasta teda, mitte keegi ei taha teda või noh, ütleme, kui kogudus armastatakse, siis nii, kuskil mujal nagu eriti ta ei ole. Nagu keegi ei taha teda, võt millegipärast oli temal siuke. Ja ta ütleb, ma otsisin abi. Ma tahtsin lausa, Vlad otsis igalt poolt abi. Muidugi, kuna tema tegeleb isiklikult ka vabastusteenistus, ta teab, et teemon tuleb välja ajada. Aga teemonid vahel millegipärast, ma ei tea, ei lähe kohe välja. Kuna meil on teatud mõttekõrgistused, aga võib-olla on seal taga 3., 4. põlve pärinev perekondlik needus. Ei, sellised asju pole olemas. Oota, ma räägin sulle, et on. Oli Estri ajal. Tema vana isa Saul jätti sama lekkidega võitlemata ja nüüd Ester, noor naine, pidi sellega tegelema. Ja piibel tsiteerib, pärast seda ei olnud Iisraelistel oma lekkidega mingeid lahinguid enam. Ta võitles selle, sa tead ette ka, juba sa oled ka kindlasti lugenud piiblist seda kohta. Nii. Ja nüüd ta otsis abi. Ja ta isegi proovis niimoodi teha, et tema abikaasa õde oli nagu kõige parem sõbranna talle ja ta proovis erinevate kuttidega nüüd õele tutvust teha, et erinevad kuttidega, et tuleksid sinna nende kanti elama, siis ta, et tulge siia meile külla ja niimoodi. Aga noh, ega ta oma naisele siis ei öelnud, et ta ütles, mitte ükski kutt ei meeldinud selle õele, mitte ükski. Aga nüüd see tema abikaasa õde on abielus ta vennaga. Aga need, keda ta soovitas, need ei sobinud talle. Nii, Vlad teadis, et teemonid tuleb välja, aga kindlused tuleb ka purustada. Ja kuna ma tean, et ma kuulasin selle naise tunnistust, ta ütleb, et ta oli posteljon. Ja posteljon ta saab kõrvaklapid peas hoida, ta saab oma tööd teha. Ta kuulas jutlusi, mõnda jutlust 20 korda, et purustada need mõttekõrgistused, mis oli tema sees nii tugevad. Teemonid väljaajad on üks. Aga vahest on need mõtted nii ummikus. Ja siis tuli välja. See ei ole minu näide, aga ma olen seda kuskilt lugenud. Kui sul on näiteks kodus kast seepi, aga sa seda ei kasuta pesemiseks, sellest on vähe kasu, on ju? Nii et Jumala sõna tuleb ka kasutada selleks, et see meid peseks puhtaks. Et igasugune nõrkus, haigus, minu puhul paksus, me ütleme, tead, tehase praak tuli sisse, Vladi kohta, ta ise ütles, viskas ükskord killu, see on ainult väike tehase praak. Nägemine on korras, aga see selleks, nüüd, kui me läheme nüüd edasi, siis see on ju väline defekt. Aga meie palved Jumalale ei ole mitte hädaldamine, sest et see on ka pärit Vladi käest, sest et tema ütles niimoodi, et kui tema oli siis noor teismeline ja läks Ameerikasse, keelt ei teadnud, mitte keegi ei tahtnud temaga suhelda, lausa kuna ta oli niisuguses väikeses koguduses, keda nimetati nagu sekt või niimoodi. Et siis öeldi, et ärge üldse temaga mängige ja lausa vanemad õssitasid niimoodi. Ta tundis ennast ääretult räbalalt. Ta palvetas Jumala poole, Jumal, võta mind elust ära. Jumal, ma tahan siit, mis plaan sul? Sinul ei ole minu elu jaoks mitte mingit plaani. Ja tegelikult, kas sa oled mõelnud kunagi selle peale, et lapsed sünnivad pea ees? Kui sinul on siin mõtted siin peas, väga, sa pead tugevasti saama need mõtted ära muuta Jumala sõnaga ja siis sa tuled teise keskkonda. Sinna, mille seest Jeesus hinna maksis. On kujundlik pilt, eks ole.
kuidas Jumal on kõik asjad niimoodi sättinud, et igal asjal on väga sügav sisu ja väga nagu vahest me ei pane neid tähele või ei. Madal enesehinnang. Vanad räbalad, heida endast ära, pane selga kuningriik rüü, nagu Ester. Me lugesime 5, ma loen Esteri raamatust 5:4. Ja Ester vastas sellele, kui ta ütles, mis sa tahad, Ester, eks ole ju, mis sa tahad, et ma sulle teeksin. Kui kuningas heaks arvab, siis tulgu kuningas ja Haaman täna peole, mille ma temale olen korraldanud. Järgmine punkt. Õppige sööma vaenlaste silmade all. Ma ei saa oma vaenlastega isegi ühes toas olla. Aga Jumala sõna räägib sookutest näit. Ester läks otse ja kutsus vaenlasega samasse lauda istuma. Piibel ütleb väga selgelt, et sa saad, ma annan sulle head rooga su vaenlaste silmade all. Oled kuulnud seda Jumala sõna, eks ju? Nii, ja nüüd täiesti jama. Sa ei suuda oma mõtteid kontrollida. Ja nüüd lisa üks samm ja palun vabasta mu rahvas. Vaid tule koos, sa ei ütle niimoodi, tee mu rahvas, ei, tule koos vaenlasega sööma. Oli ju Esteri jutt, eks see. Miks ta küll pidi tegema seda? Me mõtleme, et nii nagu selles olukorras Ester kutsus ja Piibelis sa oled kindlasti lugenud, kuidas Haaman oli nii vaimustatud, et kutsuti koos kuningaga tema ühte lauda. Ja vahel ongi nii, sinu kuningas on koos sinuga ja sina istud ja vaenlane istub samas lauas. Ja sa võid olla Jumalaga väga lähedal, mõni ütleb, et oi, et siis see on küll kindlasti, kui saatan sind ründab, siis see on tõestus, et sul ei ole Jumalaga mingit lähedast suhet. Mina vaidlen selle absoluutselt vastu. Tead, ma pean selle saatana tema silmade all suutma süüa. Ja mulle tundub, et ma olen ikka söönud ka vahel tema silmade all. Sa ütled koguduses, ma ei saa tõsta oma käsi, tead, ülistada Jumalat, ma olen nii rõhutud, mul on nii rasked koormad, tead, mida enam sa peaksid siis käed üles tõstma, kui sul on koormad. Veel enam peaksid sa siis tegema, sest et ei ole Jumal, kui sul tuleb nüüd tunne oma vaenlasega ühte lauda minna, siis mine temaga, eks ole. Kui sul tuleb niisugune tunne oma rahvas ära päästa, seda tunnet ei tule, ma võin sulle raudselt öelda ja väita, seda tunnet ei tule. Ja kui nad siis läksid ära lase, tead, millega ma võrdlen seda söömist seal Haamaniga ja kuninga koos. Ära lase saatanal võtta ära oma nälga Jumala järele. Ära luba röövida seda, et sa igatsed Jumalat. Kui palju aega me kristlaste, mina kaasa arvatud, oleme käinud selles, Jumal anna seda, Jumal tee seda, Jumal võta seda. Nüüd on mu palved teised. Jumal, las sinu tahe sünnib. Ma tean, et see on kõige parem asi, mis üldse olla saab. Jumal, las see tuleb sinu ajal. Ma tean, et see on kõige magusam asi, mis üldse olla saab. Jumal, ma tean, et sa oled mu palveid kuulnud, see oli mitte ühtegi neist unustanud, sest sõna ütleb nii. Kui sageli ma mõtlen, no minu oma ei kuule. Kuule! Aga millal vastab? Ta on Jumal, ta on kuningas. Ja Estri 7. ta ütleb, et istus otse Haamani vastas peolauas. Sa võid vahel olla olukorras, kus sa oled vaenlase poolt täiesti ümber piiratud, aga mis tegelik olukord on? Tegelik olukord on see, et sina oled vaenlase ümber piiranud, sest mina praegu selles olukorras tsiteerin. Tead, Ester oli selle võitlusega, mis ta tegi paastu ja palvega ja siis astus välja julgelt. Saatan ainult, me ei näeme, saatan võidutseb, kõik kas temal ainult läheb. Aga eesriide taga Jumal valmistab Haamani jaoks poomisnööri. Teemonid põhjustavad,
niisugust lämbumist või iiveldust, oksendamist, rahutust. Kui saatan kontrollib sinu ihu kas 99%, siis 1% ta ei kontrolli. See 1% on väelisem kui midagi muud. Tahad, ma tõestan sulle piibliga, et see on nii. Sa tead seda meest, kes käis haudades ja röökis seal. Oli terve leegion teemonid oli tema sees. Aga kui ta nägi Jeesust eemalt tulemas, siis ta jooksis, põlvitas ta jalgad ette. See oli piisavalt, kui terve leegion on vastu, siis 1% sinust on sinu tahe. Ja ta kummardus ja ta sai vabaks. Ma otsin abi oma issanda käest. Nii, ma lähen vast nii ägedaks, aga niuke ma olen. Nii et lõpetame selle Haamani ülistamise ja me ütleme, kui võimas on see, mina küll temast jagu ei saa. Ükskõik, kes vaenlane on su vastas, sa saad tast jagu, sest sul on üks vaimulik relv ja sa võidad selle ära. Ja selle, et mul tundub, et ma võib-olla kuskil on konspektis, ma jooksen vast üle ka. Vlad Savtšuki naine tuli välja, et seal perekonnas oli olnud naisliini pidi üksinduse vaim. See oli tema vist juba vanavanemal või vanaema ja vanavaneema, nendel olid, ma võin mööda panna natuke, aga põhimõte sellest oli, mehed olid alkohoolikud, ta oli kogu aeg harjunud ootama ja ootama ja ootama ja ootama ja ootama ja see lõpuks päädis niisuguse ja nüüd see sama oli siis tema emal, kuigi ta oli juba kristlane ja ta ei lõpetanud seda, sest tal ei olnud mingit arusaamist, eks. Nüüd, kui nad abiellusid, Vlad ja, nüüd tuleb praegu see naise nimi meelde, et siis see oli nagu uinuvas olekus. Pane tähele, see leegion teemoneid lõugas küll, aga kuidas ta sinna tulid siis, et see teemonid üldse lasid tal tulla? Kuidas ta sai üldse põlvitada, eks ju? Kuidas on see võimalik? Me ütleme, aga ma kogu aeg ei näe seda teemonit avaldamas. Ta ei avaldugi sul kogu aeg. Ta avaldab teatud olukorras, tuleb välja äkki. Ja nüüd täpselt selle Vladi abikaasa ütles ka, kui nad kolisid eraldi, vaat siis see teemon avaldus, ta nägi neid õudusunenägusid. Ja kui siis keegi oli kellegi juures, nad käisid palvetamas ja ütles, et nüüd sa oled vaba. Ja ta ütles, et ja siis ta ütles, et nagu tema vaimust tuli äkki selgus, ma olen nüüd vaba. Aga mõtted olid täiesti nagu kinni vanades asjades ja siis ta kuulaski neid juttusi ja kogu aeg. Ja nüüd, teate, kellega ta tegeleb? Ta tegeleb just nende inimeste koguduses, kes on hüljatud ja kõrvale jäetud ja vigased ja need, kes, ja kujutad ette, kuidas Jumal töötab. See, mis on olnud minu probleem, ta kasutab selle kuningriigi laiendamiseks. Et see on nii hämmastav, kuidas meie Jumal töötab. Ja kui nad seal istus siis selle Haamani vastas, siis minu jaoks on see üks niisugune ilus printsiip. Räägi reaalsust. Kui ta istus seal, siis tegelikult Ester hakkas nüüd rääkima päriselt, kuidas asjad on. Ja seal ta ütleb, et kes siis sulle sellist asja on teinud sinu rahvale ja siis ta ütleb, et see Haaman. Ta räägib täpselt otse välja. Nüüd siin on 2 võimalust. Kas nüüd Ester lüüakse sealt kuningakojast välja, võetakse ta kroon, visatakse nurka, läheb tagasi kaltsudesse. Või sa lähed võiduka lõpuni. Sellepärast muidugi me võime siin kõrvalt nüüd analüüsida ja arutada mida iganes, eks ju. Aga mina mõistan, et see on üks vaimne printsiip. See on üks nii tugev vaimne printsiip, et lõpuks ta rääkis ja isegi kuningas vihastas niivõrd selle peale, aga mitte Estri peale ei vihastanud, vaid ta läks lausa seal, ütleb nii, et ta läks 8. ta ütleb, et ta läks kõrvale, ta rahunes maha ja siis ta tuli ütles oma otsuse. Ja siis see Haaman proovis veel Estri ees seal põlvili roomata ja vabandada veel ja ta ütles, tema on seda mulle teinud, see on minu rahvas. Mul ei ole kedagi, kes on minu rahvast kaitseb, eks ole. Nüüd tema lõpetas ära lõplikult, täielikult selle luugi pani kinni. Ester kõrvaldas maski ja süüdistas seda, kes oli süüdi. Tegelik on, et ma olen, näiteks kui keegi ütleb, oi, tead, mul on suke kõrvale Kalle, nii hirmus tahan pornograafiat vaadata. Noh, mis kõrvale Kalle seal?
see on, räägi Jumala, et sul on see probleem. Tead, mul on niisugune kõrvale Kalle, nii hirmsasti meeldib iga päev pokaal veini juua. Kõrvale Kalle. Mul on niisugune, tead, mängin niisuguseid toredaid mänge. Mis sest, et ma istun tead terve 24 tundi või terve öö ja hommikul lähete tunise peaga tööle ja mis iganes. No, need olid lihtsalt suvalised näited. Avalikult Ester tunnistas kuninga ees ja sina pead ka ausalt rääkima olukordadest, mis tegelikult, mida sa ootad. Et ära oota seda teemonit sinu sees esimesena räägiksid, vaid räägi sina esimesena. Sa ütled, et see ei ole võimalik, on küll võimalik. Kui see seestunud leegioniga mees sai oma suu lahti, saad sina ka. Ja Jumal tegelikult mitte ei vihasta su peale, ta vabastab su. Nii, ja nüüd viimane punkt. Ma olen lubanud, et ma teen lühikesi jutlusi ja ma ei suutnud. Ma ei saanud pooleli seda mõtet jätta. Ma ei saanud seda mõtet pooleli jätta, mulle tundus, et ma, vabandust. Kõike, mida Jumal ei kõrvalda, annab ta sulle jõu sellele vastu seista. Praegu on eriti moodne see olukord, et mul ei olegi kogudust, ma ei kuulugi mitte kuskilt, aga ma kuulan internetist jutlusi. Ma olen nii palju targemaks juba saanud, ma tahan ühte uut ilmutust ja oi, sealt ma sain uue, see on jama täna ma kuulen, oi, sealt ma sain jälle. Aga tead, tegelikult Piibel on ütleb, ma olen andnud teile karjase. Sa oled valinud endale välja selle koha, mis on sinu kogudus. On aega vahest otsida, vahest tuleb muuta kogudusi, see on täitsa okei. Vahest inimesed kolivad, see ei ole mingi probleem, aga kus on sinu vaimulik kodu? Tead, sinu pastor annab sulle sõna, mida sa vajad, kui ta on vaimu juhitud. Sinu pastor saab sind lohutada, trööstida. Sinu vaimulik, kui ta, ma räägin, on vaimulikult juhitud. Ja vahel on nii, et sulle ei tulegi neid, nagu öeldakse, neid lapsehoidjaid kõrvale, vaid Jumal ütleb, mina ja sina me kahekesi koos saame selle võidu. Estril ei olnud seal ühtegi poputajat kõrval, vaid ta oli lõpuni seal lahingus. Ja tegelikult 8. peatükk räägib sellest, kojad tulid sisse, see sama koda. See koda sai Haamanile, mis oli teise, Mordokaile, Haamani koda sai Mordokaile. Eks koda ka. Haaman ja tema 10 poega hävitati ära. Kui sa saad vabaks, kui sa oled koguduse keskel, siis sa saad vabaks ja sa vajad kasvada sõnasse, tõesse, ellu. Nii et olge vabad sellest valest ettekujutusest, mis asi on pühadus ja õigus. Tead, ma ütlen tihti, saaks uue ilmutuse, saaks uue tarkuse. Mis sa nende uutega teed, kui sa vana ei kasuta? Kasutame Jumala sõna selleks, et ennast pesta, ennast muuta. Keegi pole öelnud, võta sõna ja mine peksa sellega teisi. Mina oleksin terve koguduse juba vaese omaks peksnud, mul nii raske Piibel. Suur ka teine. Et lihtsalt niuke sellest leinapäevast sai tegelikult, nagu Jumal ütleb, rõõmupäev. Teate, kuidas mulle meeldivad Jumala printsiibid? Ta on öelnud lausa käskinud pidu pidada. Pühitsege, jätke meelde, pidage pidu siis, sööge rasvaseid roogasid, on aeg paastuda, on aeg pidutseda. Ja Jumal on öelnud rõõmustage, tegelikult on kuningriigi atmosfäär olla rõõmus. Teate, minul on vanadusega tulnud see asi, mul on suu allas pidi läinud. Ma olen kogu aeg ikka seda pidi olnud, mis nüüd on juhtunud? Ei ole midagi juhtunud. Küll ma need suunurgad kõik üles tõmban. Nii et tegelikult rõõmustage. Meil on võidud antud, meil on tulevik. Meie tuleviku pärast käib võitlus. Ja kohtumõistate raamatus lausa ta ütleb, et ta jättis teatud rahvad alles. No see on lihtsalt lisaklausel, et Jumal ütles teatud rahvad jäid, et minu rahvast nagu katsuda nende südant, mis tegelikult on. Vaata, kui sa oled nii õrnal tasemel, et ühtegi tormituult sulle näkku ei tule, sa oled nii ära hellitatud, et kui keegi kogemata tuli äkki raju ja puulehed pääsesid, siis on, oi, missugune needus. Ei, see ei ole needus. See oli vihmane ilm. Niisiis,
Jumal ei taha, et sa liigud, nii nagu ma olen Allan Krolli mitmeid niisuguseid tunnistusi kuulnud, et mitmed, kes on tulnud vangi tema aja jooksul, kui tema on olnud kaplan, tulevad vangi, korraks saavad välja tagasi. Nad on võib-olla mõni on 2-3 päeva jälle tagasi. No kas me tõesti peame elama sellises ringluses? Ei, mina arvan, et Jumala sõnas on piisavalt väge. Amalekid ei ole peale seda mitte kunagi enam olnud juutidele probleemiks. Ja nüüd ma koos sinuga lihtsalt kuulutan välja ja ma tean, mingi aeg panen selle kinni, et kui keegi nüüd sai selle jutuse käigus südamesse midagi, mis on tema probleem, on need haigused, on need mis iganes olukorrad, Jeesus on ristil selle eest hinna maksnud. On need probleemid sinu kodus, on need probleemid sinu ihus. Minul on Jeesus, kes maksis hinna. Ja nüüd ma kuulutan Jeesuse Kristuse nimel. Ma kuulutan praegu sinu ellu. Ma lõpetan ära selle needuse sinu finantsides. Ma lõpetan ära selle needuse sinu tervises. Et sa oled lahutatud, et sa tunned ennast üksinda. Et see, et sul on päritud need kõik 3-4 põlve tagasi. Kui su ihus on värirakud, ma astun sellele vastu. Ma sõitlen neid, ma hävitan ära enneaegse surma meie suguvõsades Jeesuse Kristuse nimel. Perekonnas, hüljatuse, üksinduse, lahutuse vaimu Jeesuse Kristuse nimel. Kui peres on sõtlasi, ma sõitlen seda ja hävitan need ära. Me astume selle vastu Jeesuse Kristuse nimel. Kui sinu peres valitseb pidev puudus finantsiline, vaevalt otsaga kokku, ei saa töökohti, Jeesuse nimel ma sõitlen seda. Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja, me seisame kõigele sellele vastu, mis ei ole Jumala tahe, Jumala plaan. Issand, praegu võõruta ära, paljasta meie sees need kõrgistuse mõtted, paljasta need kinnismõtted, tee vabaks meid Jeesuse Kristuse nimel. Issand, ma tean, et sa oled palvete kuulja. Ma tean, et mina olen sinu tütar. Ja sa oled andnud oma võidmise, sa oled andnud oma sõnaväe, issand. Ja ma tean, et see läheb läbi interneti ja sa tood vabastuse, sa tood selguse, sa tood päevavalguse sinna, kus on pikka aega olnud pimedus. Sa tood lahendused sinna, kus ei ole lahendusi olnud. Sa tood üleloomulikku abi sinna. Ma ei tea, kuidas see tuleb, võib-olla tuleb plärtsaki su arvele, kui sa vajad finantse, sul tulevad lehituse peal, sul on kõik olemas, sul on raha, sul ei ole häid ehitajaid. Jeesuse nimel, sinu ehitusega on tegelenud kõik need, kes on ainult kaosesse viinud. Ma kuulutan lahendusi, ma kuulutan võite, ma kuulutan Jumal sinu valgust seal, kus ei ole seda varem olnud. Ja ma tänan, issand, et me ei ole ilma asjata külvanud. Sina ei ole meiega tööd teinud ilma asjata. Kui me olime sinu poolt kutsutud, me panime siin seemneid mulda, me külvasime, me kaevasime, me kasvatasime Jeesuse Kristuse nimel. Ja sina, issand, ma tänan, et me ei lahku siit selle adra küljest, ei võta oma käsi ära. Igaüks me oleme sõdalased ja me võitleme nii, et see võit tuleb ka siia reaalsesse maailma. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.